Ele tegeleb igapäevaselt noorte, laste ja kogudusega. Ta on kõige rohkem päris tema ise, kui ta nokitseb oma aiamaal. Üks tore fakt tema kohta. Talle meeldib aeg-ajalt abikaasaga kiirendusvõistlustel käia. Benjamin on väga seltskondlik. Kooli ajal algab ja lõpeb tema päev trenni tehes. Võimalusel vaatab ta filme ja mängib lauamänge. Noori teenides on Benjamin kõige rohkem päris tema ise. Muide, teda on kutsutud Eesti curlingu koondisesse ja kutsuti isegi olümpiale. Nagu te nägite, siis tema minu ema Ele. Ja Benjamin, Benjamin, minu poeg. Just. Kui rõõm on olla siin üheskoos. On. Ja me oleme mõlemad mitmendat põlvkonda, juba kristlased tegelikult. Me oleme hästi aktiivsed koguduse töös ja kirikutöös. Meil on palju toetavaid ja väga armsaid sõpru. Me armastame lugeda Jumala sõna ja ülistada täiega. Ja üle kõige me armastame Jumalat ja meile meeldib käia tema teedel. Me räägime täna pikkadest usuvõitlustest. Teate, need pikad usuvõitlused ei ole meie kalendritesse sisse kirjutatud. Sa ei leia sealt, et vot nüüd sellest kuupäevast tuleb mingi võitlus või mingisugune jama ja nüüd läheb lahti. Ei, need ei ole seal kirja pandud. Need tulevad ootamatult, tabavad meid kõiki, töötegijaid, kristlasi, vanemaid, suguvõsasid ja me ei ole nendeks valmis. Just. Aga nüüd sissejuhatuseks me vaatame ühe video. Minu nimi on Benjamin Paju. Ma olen 18 ja õpin Iisaka gümnaasiumis. Ma ütleks, et Jumal hakkas minu elus rohkem tegutsema, kui olin 9. klassi keskpaigas umbes. Ja kui ma hakkasin mõtlema, mida ma peale põhikooli edasi teen, kuhu gümnaasiumisse ma lähen, siis palve ajal ma kogesin, et Jumal ütles, et ära muretse selle pärast, et tema serveerib selle mulle kandikul ette. Sel hetkel ma ei saanud väga aru, mida see tähendab. Aga kui hakkasid tulema erinevad katsed koolides, siis panin kirjandust Võrru, Võrru riigigümnaasiumisse ja siis Tartu ühiskatsetele ja käisin tal ära, Võrrumasin sisse, Tartus ma jäin täpselt joone alla. Siis suvel üks hetk helistas Reinar Rälk mulle, endine koondisemängija. Ja ta ütles, et kuule, tule Iisakusse katsetele, et teeme trenni ja vaatame, seda saab. Siis ma läksin sinna, tegime mingi 4-5 tundi trenni ja ma isegi pidanud mingit katset kooli tegema. Ma lihtsalt sain sisse. Ja kui ma läksin Iisakusse sellel järgmine sügisel, siis 10. klassi, siis mul oli seal spordiga hästi palju vigastusi. Mingid jamad tekkisid kogu aeg siis füüsiliselt trennide ajal. Ja siis novembris, kui ma olin mänginud juba paar kuud seal klubis, tuli mulle selline hüppeliigese vigastus, et ma pidin käima mitmel operatsioonil ja ma olen põhimõtteliselt 2 hooaega vahele jätnud. Ja selle tagajärjel siis mul soovitati mõneks ajaks karjääri ära lõpetada. Aga sellega oli selline lugu tegelikult, et kui need vigastused esimene perioodil olid, siis ma sain aru, et tegelikult korvpall oli see koht, kus ma peaksin edasi pingutama. Ja mingi hetk ma tundsin, et korvpall on minu elus palju tähtsamaks kui Jumal. Ja ma sain aru, et see on valesti, aga ma ei saanud midagi teha sellega. Ma lihtsalt ei oskanud ja ma ei suutnud ja ma ei tahtnud. Ja see vigastus aitas mul sellest nii-öelda lahti lasta. Ma pidin lihtsalt sundima ennast lahti laskma korvpallist. Ja kui ma olin seda teinud, siis mul hakkas kergem. Aga siis ma sain aru, et Jumal hakkas minuga veel rohkem tööd tegema. Ehk siis minul tekkisid vaimse tervisehädad, ehk siis mul olid ärevushäired, depressioon, kõik sellised jamad. Ja see oli sel ajal, kui ma käisin Karkude koolis ja mul oli väga raske. Aga ma iga päev tundsin nii tugevalt, kuidas Jumal kandis mind sellest läbi. Iga päev kandis, ma ei saanud töös üldse magada mõnikord, aga koolis oli jõudu, jaksasin, sain aru, mida õpetajad rääkisid. Mõni päev oli selle, et mitte midagi teemast aru, kontrolltöölist lihtsalt kuidagi tulid pähe need õiged asjad, mida kirjutada ja lihtsalt kogesin niimoodi, kuidas Jumal kandis. Ja see andis mulle nii suurt rammu ja jõudu, et nüüd, isegi kui mul on vaimne tervis kõik korras, siis ma ikka palvetan ja vedan Jumalaga sama palju aega, kui ma sellel ajal veetsin. Sest et see on õpetanud mind nii palju Jumalat usaldama. Et isegi kui ma ei saa mingitest asjadest aru või mingi asjad tuleb lootusetu, siis kui ma usaldan Jumalat, siis tuleb kõik hästi. Ja kui minu see raskem periood läbi sai, siis mulle öeldi, et tegelikult võin korvpalli edasi mängida. Et mu hüppeliiges on nii palju paremaks saanud.
Ja nüüd ma saangi trenni teha, ma saan jumalast rääkida ja mul on tegelikult klubis ka uus roll. Ehk ma saan teisi aidata füsioterapeudina, mitte siis ametlikult küll veel. Aga ma olen käinud massaažikoolitustel, ma olen kineseteippimiskoolitusel käinud ja ma aitan klubis soonise läbi teha. Kellegi mingi vigastused ma aitan need ravida, massaaži teha, suunata, treeneriga suhelda, mida teha. Et ja Jumal on mind väga palju mind on väga palju õnnistanud läbi selliste raskuste ja mõõnaperioode. Jah, et siis jah, kes mind ära ei tulnud, siis jah, mina olin seal ja see oli ja on minu lugu. See oli ja on meie lugu, sest alati on keegi sinu kõrval või olen mina kellegi kõrval ja seal olla on raske, on päriselt raske. Mul on südames praegu palvetame, võib-olla sa oled üldse ekraani kaudu ja võib-olla see põhjus, miks sa täna siin ei ole, on see, et ärevus on niivõrd kõrge. Või ma olen nii sügavas depressioonis, me teame, mis see tähendab. Aasta tagasi Benjamin ei oleks siin lavale tulnud, aga täna ta on siin. Palvetame hetke. Jumal, ma tänan, et sinu silmad otsivad neid, keda võimsasti aidata. Jumal, sa näed meie mõtteid, sa tead meie ärevust, sa tead, Jumal, seda, kui meie hing on katki läinud. Issand, ma tänan sind, et sina oled päriselt siin selles paigas, aga Jumal, sa oled iga ühe ligi seal kodus, seal võib-olla haiglas, võib-olla kus iganes tänaval või metsas, kus iganes ma täna vaatan. Ja Jumal ütleb, ma olen sinuga ja ma toon sulle elu. Ja mitte lihtsalt niisama, vaid ülirohkesti. Ja me tahame Jumal sellest täna siin tunnistada, sest see toob au sinu nimel. Aitäh, Jumal. Aitäh, Jumal. Halleluuja. Amen. Amen. Nii, aga ma natukene räägin rohkem nüüd enda loost. Ehk siis minu vaimse tervise hädad algas umbes 1,5 nädalat enne kooli algust. Ehk siis kui ma kooli jõudsin, oli see üsna värske värk ja ma ei osanud mitte midagi teha sellega. Ehk siis ma olin pikalt magamata, mul olid mingid pöörased mõtted peas, nagu negatiivsed mõtted ja ainult kerisid ja mitte mingit muid mõtted ei olnud. Ja need muutusid järjest reaalsemaks. Ja lõpuks need tundusidki reaalselt ja mõtlesingi, et päriselt juhtubki nii, et kohe lähebki niimoodi halvasti. Ja üks hetk mul kadusid emotsioonid täiesti ära. Ma olin siuke täiesti emotsioonitu. Ja siis järgmised hakkasid tunded ära kaduma. Varsti ei tundnud enam midagi. Ja lõpuks olid ka siis erinevad ärevusahood ja oligi depressioon juba kõik nagu kohal. Jah, seal kõrval olla selles hetkes oli päris keeruline, et see tuli hästi ootamatult. Ta oli täiesti normaalne. Ta võttis osa koguduse tööst, noorte tööst, tegi sporti. Me käisime igal pool perega, me mängisime lauamänge. Nii nagu me ikka oleme terve perega. Mitte midagi ei saanud väliselt aru. Ja siis järsku, mulle jääb see eluks üheks meelde see hetk, kui ta oma toast tuli, hoidis 2 käega peast kinni ja hakkas rääkima seda, mis seal sees tegelikult on. Ja ma ei saanud aru sellest. Ma tõesti, mul oli nii palju küsimusi. Võib-olla on täna sinul ka need küsimused. Miks? Jumal, miks? Kuidas edasi? Mina ise olen tulnud ka läbi pikast võitlusest vähiga ja mul oli kogemus. Mul oli kogemus all, et Jumal kandis mind sellest läbi. Ja Jumal oli must kasvas sellega seoses. Ma teadsin, et Jumal on päris, ta on päris elav ja ta kannab mind sellest läbi. Ikkagi, kui need jamad juhtuvad, mis iganes jama see on, teate, sa nagu kukud põlvedele. Selle kõige keskel sa vajud ja sa vajud ja sa vajud. Ja teate, mis ma ütlen teile? Kui sa sealt põlvedelt tõused, siis sa tõused tugevamana. Sest et sa kohtusid seal kellegagi. Mina kohtusin seal põlvedel Jumalaga ja vähe sellest, sa koged rahu. Ja tead, kui su sees on rahu, siis sa kuuled ka Jumala juhtnööre. Püüa leida rahu kõige selle keskel, sest ta annab sulle väga selged juhtnöörid, kuidas sealt edasi minna. Jube keeruline. Vaimsest tervisest rääkides oli leida aega kiiresti psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde. Ma olen Jumalale väga tänulik. Tal on lahendus. Küsi Jumala käest. Ja teate, meil on kristlastest spetsialiste meie koguduses. Mine ja jaga sellest. Nad aitavad. Minu esimene eksam kogu sellel teekonnal koos Benjaminiga oli usalduse eksam.
et ma usaldaksin Jumalat päriselt. Ma tean, et Jumal on. Aga teate, see hetk, kui Benjamin, nii nagu ta ütles, et see juhtus poolteist nädalat on enne kooli, appi, ta kool oli 150 kilomeetrit meil kodust. Ma ei saa minna aidata, sest et ta läkski ära. Ma mäletan seda hetke. Jätsime ta isakusse ja ma tulen ära. Aga keda ma usaldan? Kas sa tunned täna Jumalat nii, et sa usaldad Jumala kätte? Ja kui ma olen usaldanud Jumala kätte, milline on Jumal? Vaatan piiblisse. Milline ta on? Psalm 23:4. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Heebreakeelne tõlge räägib pigem pilkase või sügava pimeduse orust, kannatuse, hädade, ohtude aegadest. Saad aru, on ja? See on see, millest me läbi läheme oma eludes. Ja ta ütleb, et kui ma olen seal selle keskel, psalmist ütleb, ma ei karda kurjust, sest tema lohutab, sest tema on see karjane. Ta on seal kohal. Appikene Jumal. Ta on seal Benjaminiga. Ta on seal minuga. Ja ma tean, et ta juhib ja ta peletab eemale ka rünnakud ja kurjuse. Nii et 2 tõde. Number 1, ta on minuga, aga ta on temaga, sest ta on tõotanud oma sõnas. Teiseks, ma ei jää sinna orgu. Kas sa lugesid siit sõnast välja, et ma nüüd jään sinna orgu? Ei, mis seal kirjas oli? Kui ma kõnniksin selles orus. Me kõnnime vahepeal seal orus, aga me läheme sealt läbi. Üks mõte siia juurde. Ära jää väga imetlema seda orgu. Pole mõtet. Me jääme vahepeal imetlema oma neid raskusi ja naudime neid raskusi. Mine läbi. Mine läbi. Jumal kannab su sealt läbi. Mine edasi. Ja me nägime, kuidas Benjamin läks sealt edasi. Väga piibellik on muide ise ennast lasta aidata. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga vahepeal me arvame, et ma pean ikka ise hullult pusima hakkama saama ja võt, siis ütlen, olin kõva mees. Jumala sõna ütleb, et aita ennast, lase ennast aidata, laseme ennast aidata. Ja meie eesmärk perena, meie eesmärk Benjaminiga üheskoos selles oli, me tuleme sellest läbi tugevamana, kui me sinna sattusime. Ja sellest me tahamegi rääkida. Kuidas oli päriselt seal pimedas orus? No ma pean tunnistama, et nagu ma enne ütlesin, et algus oli ikka päris raske. Ja mu enesehinnang oli maas. Aga kuna ma olin selline kõva spordipoiss, ma mõtlesin, et come on, ma saan hakkama, ma pole vaja kedagi. Ja ma pusisin üksi, tükk aega pusisin. Vaatasin hindeid koolis, 2-3 võru oli. Tundis midagi aru ei saanud. Mõtted olid nii hajevil, oleks nagu udu sees olnud ja siis mõtlesin, no pekki küll, nii ma küll hakkama ei saa. Ja siis üks hetk ma mõistsingi, et ma ei saa mingit kasu, kui ma loen 2-3 tundi mingi 2 õpikulehekülge. No Marjast lugesin ja ma ei saanud ikka aru. Ja siis ma hakkasin piilt lugema ja ma tundsin, kuidas Jumal lihtsalt aitab mind ja kannab mind. Et mitte mina ei kõndinud koos Jumalaga, vaid Jumal kandis mind, Jumal kõndis. Ja siis hakkasid juhtuma erinevad imed. Ehk kui olid mingid kontrollitööd koolis, siis lihtsalt tulid pähe mingid õiged vastused, kirjuta seda või ei kirjuta seda. Ja ma kirjutasin ja siis hinded kohe tõusid. Mul läks endal olemine palju paremaks. Ja mul tuli energiat, ma suutsin aidata teisi, ma jõudsin erinevaid asju teha. Ja mul oli kohe palju parem. Aga ma pean ütlema, et mul oli ka aegu, kus ma ei tundnud üldse Jumala ligiolu ega Jumalat. Mul oli selline tunne, nagu ma võitleksin üksi. Aga vaatamata sellele ma ikkagi kuulasin ülistust ja palvetasin, sest et ma nägin, et Jumal tegutseb, aga ma ei kogenud, sest mul oli aju keema paigast ära. Aga ma mõtlesin, et ma jagan mingeid nippe, mis mind aitasid ja mida psühholoog soovitas minul teha. Ehk siis ta ütles, mul soovitati, et ma teeksin iga päev natukene midagi aktiivset. Näiteks käiksin jõusaalis või jookseksin või sõidaksin ratast või midagi. Sellised tegevused aitavad. Ja kuigi nüüd oli vähe, aga ma üritasin leida tegevusi, mis mulle meeldib, mis mulle meeldis teha. Näiteks uurisin kas mingi finantside kohta või midagi sellist. Need ka aitavad tegelikult. Ja siis ma lugesin ka piiblit, nagu ma enne ütlesin, et see ka aitab veeta aega Jumalaga.
kuigi ma ei mõistnud, mis seal kirjutati, aga see aitab. Ja vahepeal, see on natuke riskantsem, aga ma mõtlesin, et ma natukene tulen oma mugavustsoonist välja ja lähen kuhugi siis, kui kutsuti mingi avaliku kohta midagi rääkima või läbi viima, siis ma mõtlesin, et okei, suva, ma proovin. Aga alati oli varuplaan, et kui tuleb ärevus, saan aru, et ma ei saa hakkama, siis ma saan kuhugi ära põgeneda. Et jah, kahjuks ma enamus korrad põgenesin, aga ma proovisin ikkagi. Nii et ja sellel ajaperioodil oli ka mul tegelikult hästi palju kahtlusi ja hirme, aga psühholoog oli mulle sellel ajal väga suureks toeks, kuidas mõtteid suunata, kui tuleb mingi mõte, mida sellega teha. Nii et kui keegi teist on sellises jamas, siis ma soovelt soovitan psühholoogi juurde pöörduda ka. Et temalt oli väga suur abi. Ja kindlasti tuleb ka hoida unipaigas, sest et kui sa oled kindlal ajal magama, järgid kindlal ajal ja sul on kogu aeg üks unerütm, siis sa saad endale une korda, sest kui uni on korras, siis on ka päeval sul kergem olla ja sul on rohkem energiat kõige selle kompotiga hakkama saada. Ja muidugi ka tõde piiblist, ehk siis sellel ajal tuli hästi palju, sisendasin endale hästi palju mingi valesid, mis ei olnud minu kohta õiged. Nagu varasemalt on ka räägitud, siis otsi tõde piiblist ja uuri kas või siis vanematelt või pastoritelt, et mida piibel minu kohta päriselt ütleb. Et uurige ja küsige seda ja see aitab. Ja neid nippe on päris palju, aga üks nipp, mis mul lõpust oli veel pähe, mis oli natuke kahju, et mul nagu varem ei tulnud selle peale, on see, et kui sul tuleb üks negatiivne mõte, siis mõtle vähemalt 2 või 3 positiivset mõtet selle asemele. Näiteks ma mõtlen, et ma olin koolis täna mingit käkerdist, mitte millegagi hakkama. Siis mõtlegi, et aga vähemalt ma käisin koolis, ma pidasin terve koolipäeva vastu. Et sellised positiivsed mõtted, mis tegelikult aitavad ka edasi liikuda ja sellest välja tulla. Ja muidugi ka üks parimaid kombosid ongi siis psühholoog, kes aitab mõtetega tegeleda, psühhiaater, pluss siis nagu raviga ja muidugi ka Jumal. Jumal on kõige alus. Ja te näete täna nii teistsugust Benjamini, sest et see aasta otsa meil oli kodus Benjamin, kellel ei olnud emotsioone. Meie teame sellist Benjamini, kes naerab ja on tõesti siuke rõõmurull on ja vaata sõna, Benjamin on ka rõõmupoeg on ja järsku see nagu läheb katki ja seda ei ole enam. Väga raske oli sellel hetkel mõelda, et mis juhtunud on, Jumal, mis? Ma tahan öelda ühte asja, mina läksin oma haiguse perioodil, Benjamin tõi välja selle kombo on ja minul oli ka kombo ja minu kombosse kuulus ka keemiaravi. Benjamin tarbis antidepressante ja teate, mis on? Selle keskel oli neid, kes mulle ütlesid, et ma ei peaks seda tegema, oli neid, kes ütlesid, et mine läbi. Mina läksin Jumala juurde, mu lemmikkoht on põlvedel Jumala ees. Ma ütlesin, Jumal, mis ma pean tegema? Ja teate, Jumal ütles niimoodi, et võta seda rohtu, aga olgu sul usk, et nii palju kui vaja tuleb sinusse, see saadab korda selle, mille see on sinna, milleks seda on vaja ja ülejäänud välja. Ja teate, mina nägin, see, mis vaja, tegi oma töö. Ma olen täna teie ees, mul oli 2. staadiumi agressiivne vähkkasvaja. Aga see, mis oli vaja, see läks välja. Lihtsalt see on Jumal ja ma nägin seda sama Jumalat Benjamini elus. See, mis vaja, tegi oma töö ja see, mida ei olnud vaja kõrvalnähtudena, see oli väljas, sest mul on usk Jumalasse. Ma mäletan see ei olegi väga hiljuti, sest tegelikult Jumal on nii imeliselt Benjamini tervendanud, et istusime elutoas abikaasaga ja kui Benjamin ja Daniel, mu teine poeg, kokku saavad, need väga tihti ei näe üksteist, sest üks on Iisakus, täna Rakveres, kuna korvpallikoondis kolis sinna või klubi. Ja ma mäletan seda hetke, kui mu abikaasa Tanel ütles, et nad naersid köögis, nagu täiega naersid. Kui nad kokku saavad ja möllavad, siis jah, nii on. Ja nad nautisid seda. Ja ma mäletan, kuidas Tanel ütles, mul ei olegi rohkem vaja. Ma kuulen oma lapsi naermas köögis. Emotsioonid olid tagasi. Ja kui sa täna tunned, et ma ei saa ise endast ka aru, siis teate, Jumal toob tagasi, Jumal taastab. Jumal on looja, Elohim, ta loob uut, ta teeb terveks, ta tõstab ülesse, ta ehitab tugevamaks, ta teeb seda, ta seisab oma sõna taga. Me oleme Jumala poolt loodud nii imelisena, meil on ihu, meil on hing, meil on vaim. Mis läheb katki? Hing mu sees läheb katki.
mu mõtted, mu emotsioonid, mu tunded. Teate, seisame Jumala sõnal. Minu jaoks Jumala sõna on, kui sa oled kunagi soos käinud, ei kanna. Minu jaoks, minu raskustes, see, mis kannab, on Jumala sõna. Ja teate, Piibel ütleb psalm 54:6. Vaata, Jumal on minu abimees, issand on mu hinge tugi. Ja teate, ma hakkasin seda paluma endale, ma emana ka vajasin tuge, aga Benjamin vajas ka. Mäletate, jah? Hing on mu mõtted, mu tunded, mu emotsioonid, need peavad saama tugevaks ja kui Jumal on öelnud, et ta on nende tugi, siis ma usun seda. Ja ma palusin seda igal hommikul, eriti siis, kui ka minul hakkas ärevus tõusma, siis ma ütlesin, et Jumal, sa oled minu hinge tugi, sa oled minu abimees. Ja kui hea on teada, sa oled Benjamini oma ka. Ma räägin teile ühe huvitava loo, minu usulugu. Nii hea on koos Jumalaga käia. Ma tõesti tänan Jumalat, et ma olen ta nii vara leidnud ja ma olen nii palju temaga saanud koos käia. See lugu oli sellel hetkel, kui ma olin parukaga ja meil oli, ehk siis ma olin juba mingid oma ravi saanud ja meil oli siis tulemas Võrru üks evangeelne teenistus ja tervendusteenistus. Ja teate, kui palju sõnumeid ma sain, et ele, tervendusteenistus, mine. Ja ma ise tahtsin ka minna, absoluutselt. Aga ma olin sellel hetkel võtnud aja maha, rohkem lugenud ja ma lugesin ühte raamatut. Ja ma olin kuidagi seda raamatut lugedes ennast nii õhutanud üles, selline õhinapõhine. Et teate, ma olin nii valmis, et ma lähen sinna teenistusele ja ma tulen teenistuselt tagasi, nii et parukas on käes ja juuksed on peas. Ja ma läksin sinna teenistusele ja oli teenistus ja oli jutlus ja oli ülistus ja kõik see oli ära ja siis on see, kus rahvas läheb ette. Ja mind juba peaaegu lükati, et Ele, sinu aeg, mine nüüd ette. Ja ma olin nii valmis sinna ette minema ja siis ma läksin ja see jutlustaja või siis evangelist küsis iga ühe käest, et mis palvesoov on, mis palvesoov on, mis palvesoov on, mis palvesoov on. Ja siis ta jõudis minuni, ta ei küsinud mu käest. Ta võttis mul prillid peast ära, ütles, saa nägijaks ja andis mulle prillid. Ma seisan seal, ma olen pastor. Seal oli veel pastoreid. Mul oli usk, et ma lähen ja tulen sealt ilma parukata. Ma tahtsin saada terveks päriselt. Ma olin lugenud piiblit. Ja nüüd ma seisan seal ja mõtlen, et sa peaks need prillid tagasi pähe panema. Mis ma teen nende prillidega? Ma lihtsalt seisan seal, teised seal pisarates ja saavad terveks ja lähevad ära ja ma seisan oma prillidega, nagu te näete täna ka. Imelist tervenemist sealt siiamaani ei ole, aga vähjast ma olen tervenenud. Ma läksin koju ja ma lihtsalt nutsin, ütlesin, et Jumal, mis asi see on? Ma tunnen sind, ma tean sind, ma armastan sind, sa räägid minuga. Ja teate, sellel hetkel ma kogen nii selgelt oma südames, saan nägijaks. Ma võtan lahti Jumala sõna ja Jumal juhib mind Taanieli looni Taaniel lõvikorte augus. Teda ei puutunud mitte ükski lõvi, mitte ükski. Ta tuli sealt välja. Jumal ütles, su teekond on. Sa läbid selle, aga nad ei puudu sind. Vähe sellest, Taanieli loos me näeme, et teda vaadati pealt. Mäletate kuningat, jah? Käis vaikselt vaatamas, kas jääb ellu või ei jää. Teate, meie kristlaste eludes on nii palju neid, kes jälgivad. Sa lähed koos Jumalaga. Jaa, ma lähen koos Jumalaga. Sa lähed koos Jumalaga. Jah, sa lähed koos Jumalaga ja võitjana. Ma tänan Jumalat selle raske hetke eest, aga see, mis Jumal ütles, saa nägijaks. Saa nägijaks. Ja mis ma veel tahan öelda, iga lugu on nii erinev. See oli lihtsalt see minu lugu, millest ma pidin läbi tulema. Ja ma tulin sealt tugevalt läbi koos Jumalaga ja ma tänan Jumalat, et see oli minu teekond. Ja sellepärast me ei saa nagu copy-paste teha, et Benjamin tuli kiiresti läbi. Ravid ka ei toimi, aga Jumal toimib ja tal on sinu jaoks see sinu teekond, millest sa tuled läbi. Just. Ja palvel on väga suur vägi, nagu mis olen natuke öelnud. Aga muidugi ka
väga hea ka palvesoove jagada, et ka teised sinna pärast palvetaksid. Aga kahjuks ma olen just see inimene, kellel on nii raske palvesoove jagada. Ma nagu vahepeal kogungi 30 minutit, pool tundi julgust, et kirjutada jälle, et kuule, mul juhtus mingi siuke äpardus või mingi siuke asi, et siis jälle võiks palvetada, aga Ele on nagu õnneks täpselt vastand. Ehk siis nagu ta isegi ei mõtle, ta juba kirjutab. Ja siis ongi, et ma sain kogu pool tundi julgust ja siis kirjutan Elele ja läheb 10 minutit mööda ja mingid 10 inimesed palvetavad, kirjutavad mulle ja värke ja see on nii hea. Ja teate, mis juhtuma hakkab? Püha vaim juhtub, püha vaim hakkab tegutsema ja see olukord, mitte mina ei oma enam kontrolli selle olukorrale, vaid Jumal omab kontrolli ja tema tegutseb selle olukorraga. Ma tahan teile ühe praktilise asja täna anda. Võib-olla sa teed seda, võib-olla sa veel ei tee. Palveta Jumala sõna. Nendes hetkedes, kus Benjaminil oli raske, kus mõte ei tööta, kus sa oled udu sees, kus sul on ärevus, kus sul on, ma ei tea, vererõhk 200 või ma ei tea, palju seda siis on, ja sa vajad midagi praktilist. Mul ei ole mõtteid. Jumal, mina armastan palvetada Jumala sõna. See, mis ma ütlen enne ka koos sinuga, et Jumal, sa oled minu hingetugi, see on mu palve. Jumal, sa oled minu hingetugi. Jumal, sa viid mu asja lõpuni. See on psalmidest. Jumal, ma tänan, sa viid mu asja lõpuni. Võtame lahti Efeslastele 3, 14-21. Ja see on Jumala sõna, mida me saame palvetada nõnda, et me paneme asesõnade asemele enda nime. Ma palun seda iseenda ellu. Või sa võid palvetada kellegi teise ellu. Kui minul oli mõistuse otsas ja ma tunnen, ma vajan seda, siis ma panin Benjamini nime sinna. Või oma teise poja Danieli või oma abikaasa või oma pastori või noortejuhi. Ma palun Jumala sõna tema ellu. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rõkkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seismise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südametes ja te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Ja me saame palvetada nüüd, palvetame täna iseenda pärast. Ja teeme seda nüüd, salmist 16, ehk siis Jumal, et ta mulle oma kirkuse rikkust mööda annaks väge, saada tema vaimu läbi tugevaks seismise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks minu südames, et ma oleksin juurdunud ja kinnitatud armastuses, et ma suudaksin koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja sügavus ja pikkus ja kõrgus, võiksin ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et ma oleksin täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes minus, halleluuja, minus tegutseva väega võib korda saata palju rohkem. Mitte sinu naabris, mitte sinu pastoris, vaid sinus, ütleb siin sõna. Ma palvetan, et aga Jumalale, kes minus, Jumal minus tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui ma oskan paluda või isegi mõelda. Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Teate, see on nii hea. See on see, mida ma palun Jumala. See ei ole mingisugune maagiline, ma ei tea, võtan piibli, et midagi. Ei, teate, piibli taga on Jumal ja need sõnad, see on Kristus ise. Ma palun teda oma ellu. Ole siis valmis, mis juhtuma hakkab, sest ta tõesti on seal ja ta tegutseb seal. Nii et perekond, palve, teineteise mõistmine, seal kõrval olemine on nii oluline. Tahan sulle täna öelda, et sul on veel perekond ja see on kogudus. Ära jäta koguduses käimist. Kui sul ei ole täna kogudust, leia see. Sa vajad seda perekonda seal. Ja teate, üks hetk
Ma mäletan, meil oli oma kiriku noorte toimkonna tänuüritus, kõik juhid üle Eesti, noorte juhid tulid kokku ja me lihtsalt, see oli pidu, see oli pralle. Kas sa mäletad sellest midagi? Natukene. Mina mõtlesin, et vaadake, mina emana natuke ikkagi torkisin ka, et tule kaasa, meil on plaan B. Et kui ei õnnestu ja sa ei saa hakkama, läheb plaan B. Tihti läks plaan B. Ja see hetk tulid nagu, võib-olla oligi, tal oli kogu selle teekonna jooksul 2 paanikahoogu. Ja see üks selline väga raske paanikahoog juhkudus keset seda noorte juhtide üritust. Ja kui ma pärast küsisin Jumala käest, et kurb, et meil oli raske ja tal oli raske, ta oligi seal pimedas toas, ei tahtnud valgust ega midagi seal külmas ka, see oli kütmata ruum. Ja teate, mis Jumal mulle ütles? Või mida ma tajusin oma südames sellel hetkel? Te peate nägema neid inimesi, kes on teie kõrval, kui neil on raske. Alati ei ole kõik hästi. Meil kõigil on neid raskeid hetki. Las nad olla teie kõrval, ärge lükake neid ära. Armastage neid, õppige neid armastama. Ja te lähete koos edasi tugevamana. Sul oli üks mõte veel siia lõppu. Jaa, ma mõtlesin, et teeks pulli, keeraks need kõik täiesti vastupidi. Ehk siis, kui kõik läheb absoluutselt hästi, kõik on nagu paremini, kui oskast ette kujutada, plaan on parem, läheb kõik hästi. Kas me siis oleme ka Jumalale sama lähedal, kui me nendel rasketel aegadel oleme olnud? Kas me siis igatseme ka Jumalat sama palju ja otsime tema sõna sama palju kui nendel rasketel aegadel? Mul üks küsimus teile. Kuna te viimati hakkasite põlema Jumala järgi väljaspool laagreid ja festivale samamoodi, nagu te nendel laagritel ja festivalidel olete põlema hakanud? Nagu täiesti mingi näiteks argielus. Kas te olete otsinud nii palju Jumalat, siis kui sul läheb hästi, et sa oled hakanud põlema tema järele? Ja see ongi üks mu soov, et me kasvaksime ja januneksime Jumala järele ka väljaspool laagreid ja kõike, sest meil ei ole vaja mingite laagrite või festivalide haipi, vaid meil on vaja Jumala haipi, et me januneksime Jumala järele, me kasvaksime veel rohkem tema järele, otsiksime teda veel rohkem. See tähendabki, et püha vaim juhib meie elu, mitte meie, vaid püha vaim elab meis ja tema juhib meie elu. Amen. Ja tead, minu mõte on siin veel see, et sa oskaksid põgeneda. Ja põgeneda Jumala ligiollu regulaarselt. Sa võib-olla arvad, et mul ei ole oma ruumi, oma tuba, ma ei tea. Teate, ma räägin teile veel ühe loo, mulle väga meeldib lugusid rääkida. See juhtus siin Tallinnas. Mina sain oma ravi Tallinnas. See oli Magdalena haiglas. See oli koridor, kus istusid inimesed, kes ootasid, et nad saaksid minna sinna kabinetti, kus neile siis öeldi, et kas sa saad ravi või sa ei saa ravi või nüüd sa oled terve või mida iganes. Ja ma olin seal ukse taga. Ma olin alati valmis selleks, et ma ei lähe sinna üksinda, et ma kuidagi pidin kogema, et Jumal on minuga ja siis ma nagu olen tugev ja siis ma lähen sinna. Ma kuidagi valmisasin ennast ette, sest ma kunagi ei teadnud, mis mulle sealt öeldi, aga ma olin valmis selleks. Ja alati ma veel käisin läbi toaletis, sest see on juba hea koht, kus põlvili olla, siis ma alati vaatasin, et põlved saaks puhtaks, et ei oleks näha, et ma olen põlvili olnud. Ja kõik oli tehtud, põlvel oli käidud, ma olin lugenud piiblit, mul oli väga hea olla. Vaadake, mul oli juba nii hea olla, mis Benjamin just ütles, et mul on väga hea olla, et ma ei kaotaks valvsust. Et siis, kui mul on väga hea olla, siis ma olen Jumalas väga tugev. Mina tollel hetkel, mul oli juba nii hea olla, võtsin naistekka, seal ikka oli ju mida lugeda. Täpselt minu lugu. Aga vähk tuli tagasi. Siis ma loen edasi. Teine kord tuli ka tagasi. Siis ma ärritusin. Siis ma nagu ütlesin, kõik. Ja siis ma istusin korraks, ma mõtlesin, miks ma pidin seda praegu lugema, et kohe läheb uks lahti, ma pean kohe sinna sisse minema. Ja siis ma näen sealt kaugusest ratastooliga tuleb nagu tuttav nägu. Ma olin juba oma ravi lõpus, ma olin juba palju tuttavaid nägusid, ikka nagu samal ajal olid ravid. Ja ta tuleb minu suunas ja ta väga tahab ratastooliga minu kõrvale. Ja ta saab koha minu kõrvale. Küsib, kuidas läheb? Ma ütlesin, mul läheb väga hästi. Koos Jumalaga mul läheb väga hästi. No praegu läheb, varsti enam ei lähe. Siis ma ütlesin, Jumal. Ma proovisin veel ühe korra, sest ma olen kristlane, ma ikkagi tahtsin teda julgustada. Sealt ei tulnud mitte midagi.
siis ma mõtlesin, et Jumal, okei, teda ma ei saa aidata, aga mind ei aita keegi, ma pean ennast ise aitama. Teate, mis ma tegin? Te ei usu seda, mis ma tegin. Ma võtsin käekotist kõrvaklapid ja ma panin need kõrva. Ja ma ühendasin selle telefoniga. Ma lihtsalt kuulasin ülistust ja ligunesin seal Jumala ligiolus. Ma ütlesin, Jumal, nüüd ma vajan sind. Me peame oskama põgeneda Jumala ligiollu. Ja me ei saa jälle seda panna enda päevakavasse, vaid sa pead olema ise julge. Muide, kuradist taktika on vastupidine, teate Ilmutuse raamatus, jah? Ööpäeva ringselt et süüdistada. Kallid, me ei tohi selle alla jääda. Me ei tohi jääda selle süüdistuse või valu või emotsionaalse mingisuguse jama alla. Me peame sealt üles tõusma Jumala väes, Kristuses. Ja see on reaalsus täna siin selles paigas. Ja ta ei jää siia, siit läheb oma elu edasi. Ta on sinus. Ta tuleb sinuga kaasa sinna, kus sa oled. Ta ei jäta sind. Ta liigub sinuga kaasa. Ja me oleme võitjad temas. Temas oleme võitjad. Just. Ma tahan siia lõpetuseks ühe mõtte tuua, mis on mulle vahepeal pähe torganud ja on aktiveerinud mind rohkem aitama teisi head tegema. Ehk siis mul on vahepeal tulnud mõte, et kui mul on 24 tundi elada, siis mida ma teeksin? Kas ma elaksin sellist elu, nagu ma praegu elan või ma aitaksin teisi või teeksin midagi muud? Ja mul tulid kohe pähe mõtted, et jaa, ma aitaksin teda, ma rääkiksin talle kindlasti Jumalast, sõpradele Jumalast, viiksin nad sinna kohta, räägiksin jälle Jumalast, annaksin jälle piibli või midagi. Aga kas tuli teine mõte, et aga miks ma praegu ei tee seda? Miks ma pean ootama? Sest et iga päev tulevad ju uued võimalused, uued mõtted, uued teod. Me ei pea ootama, me võime kohe tegema hakata seda. Ja see mõte oli nagu korra täiesti pahviks ja mõtlesingi, et aga tõesti, miks ma pean ootama, miks ma kohe ei tee? Ja ma hakkasingi kohe tegema. Ja see tegelikult kasvatab sind ennast ka nii palju ja viib nii palju rohkem Jumala lähemale. Et jaa, ma tõesti soovitan teid ka, teil kõigil. Lihtsalt hakata kohe neid mõtteid tegema ja neid asju tegema, mitte oodata. Sest milleks? Milleks me peaksime ootama, kui me saame kohe praegu teha seda kõike? Nii et jaa, see on üks mõte, mida ma tahtsin teiega jagada kindlasti. Sa päriselt teed nii, nagu sa praegu rääkisid. Teate, mis mulle meenus? Mulle meenus praegu see lugu, kuidas sa oma korvpallimeeskonnaga käisid mängu vaatamas. Sa istusid poistega bussis. Räägi seda. Jah, me käisime Kossu meeskonnaga, seal oli mitu korvpallimeeskonda, käisime ühte Eesti koondise mängu vaatamas ja no mul oli ikka piibel kotis, et mõtlesin, et tagasi sõit, et ma loen piiblit. Ja siis lugesin natukene piiblit ja siis mul üks hea sõber istus kõrval ja küsis, mis sa loed? Siis ma rääkisin, et piiblit loen. Ja siis ta küsis, mis on, et räägi täpsemalt. Siis ma rääkisin neile mingit põnevat piiblilugu. Ja siis ma seal rääkisin mingid erinevad piiblilugusid ja värki ja siis vaatan, seal ees on üks poiss, et vahepeal nüüd vaatab taha, et kuulab, ma saan aru, et ta kuulab. Siis üks hetk kuulab, nagu segab vahele, et kuule vabandust, et mis filmist sa räägid? Ja siis ma seletasin, et see on piibel ja siis ma sain talle rääkida ja siis üks, kes mul siis sealt vahest teise pool istusid, nemad hakkasid uurima, et kuule, mis asja sa räägid neile kõigile, et nii põnevalt kuulavad. Siis ma sain neile rääkida veel ja et need ongi need pisiasjad, mis tegelikult viivad edasi teist asjani. Aamen. Nii et aitäh ja Jumal on tegev sinu elus. Amen.